noh, kuidas on? No sellega läheb küll homseni jälle. Ahah, väga hea. Homseni vett ei ole. Sobib. Ma lähen ütlen Moonikale. Moonika mu naine, aga tema ju mind ei kuula. Kes see moekunstnikku ikka kuulab? Moekunstnik olete? Ja üritan jah siin seda asja käima lükata. Tundub hullusena jah teile? Ei, miks mitte? Ei, ma ei ole mingi arvustaja. Ma tahtsin kunagi kondiitriks saada, aga see torutöö, see tundus kasulikum. Ahah. Kurat, keegi võiks lõpuks normaalset tunket disainida. Oleks meil ka lõbusam elu. Tunked? Tööriided nagu? Ei, tegelikult ma mõtlen, see on kaval. Noh, valida selline ala, kus vähem mehi ees on. Te mõtlete... See eksklusiivsus, see ju maksab ka midagi, eks? No, mees moekunstnik on Eestis vähe. Hakkab kohe silma. Jaa, see on nagu meeskokkade ja siis meesõpetajatega. Või mees tantsuõpetajatega. Vaat, kui mees õpetab salsat, siis on osalejate järjekord on üle väljaku ja edasi ka. Teie õpetate salsat? Noh, vabal ajal ma ei ole torumees, eks ole. Ma ei tea. Ei, väga paljud mehed valivad ju selle meheliku ameti palga pärast. No, ehitajad saavad ju rohkem kui õpetajad või lasteaiakasvatajad. Tegelikult oleks just vahel õige hüpata vastu voolu. See hakkab kohe silma. Ja. Selles jutus on iva, mõtlen. Naiskeevitaja. Naislõhkaja. No see kargab kohe silma. Või meeskasvataja, mees, mettõde. See tekitab elevust. Siis see võib karjäärile ka kaasa aidata. Tead, kui ma oleks kondiitriks hakanud, ma oleks võib-olla juba rikas mees. Ja, aga näed, torupanekuga teenib ka ikka üsna hästi, eks? Noh, ei kurda. Ummistusi õnneks jagub.